Juht kipub pigem siis olema huvitatud küll numbritest, mida on lihtne Excelis näidata, küll strateegiast, mis kuskilt juhtkonnast tuleb, küll eelarvest, kõikidest sellistest normaalsetest asjadest. Aga need töötajad kõrval suhestuvad nende asjadega ainult tööalaselt. Aga tegelikult igapäevaselt on võib-olla nende jaoks palju olulisemaid asju. Number 1 asi on nende jaoks oluline, turvatunne. Ja seda mitte ainult majanduslikus mõttes, aga majandusliku turvatunde tõttu nad teevad kõikide nende vasakpoolsete asjade suhtes alati niimoodi. Väga tähtis värk, väga tähtis. Kuigi nad sisemiselt võivad tunda midagi muud. Ja turvatunde teine külg on emotsionaalne turvatunne. Sa veedad 8-9 tundi päevas mingite inimeste keskel. Ja üheks kriitiliseks inimeseks seal on sinu juht. Ja nüüd küsi endalt, kui emotsionaalselt turvaliselt sa tegelikult oma juhi juuresolekul ennast tunned? Või kui emotsionaalselt turvaliselt teie meeskond ennast tunneb, kui te olete kõik koos näiteks koosolekul? Ja kuidas see avaldub? Kui palju inimesed räägivad? Kui sügavale inimesed lähevad? Kui palju nad avanevad? Kui palju nad toovad oma mingid isiklikke mõtteid, võib-olla isiklikku mõõdet isegi oma elust? See näitab seda, missugune on see turvalisus tegelikult teie meeskonnas. Neile läheb korda see, et see 8 tundi päevas 40 aastat oma elust. Ma tahaks teha midagi, mida ma päriselt ka natukene naudin, et ma ei tee seda ainult sellepärast, et arved saaksid maksta. Ma tahaks tunda, et need inimesed, kes vähemalt minu enda meeskonnas on, et ma olen nendega enam-vähem nagu sarnane inimene ja meil on koos enam-vähem hea olla ikkagi. Ma tahan tunda, et mind võeti siia tööle ja mind usaldatakse ja ma saan ennast realiseerida ja teostada ja ma saan nagu iseseisev olla. Ja ma tahan tunda, et ma olen vajalik selle kõige käigus kellelegi, et palk ei ole ainult see, mille nimel ma siin pingutan. Ja ma tahan tunda ka seda, et okei, maailm liigub edasi, kõik liigub edasi ja ma tahan ka edasi liikuda, ma tahan ka edukas olla, ma ei taha lihtsalt oma palga nimel siin kogu aeg teha midagi ja siis 10 aastat hiljem avastada, et vau, et ma olen kuidagi jäänud siia hammasrataste vahele. Ma tahan tunda, et ma saan ka hakkama ja ma jõuan kuhugi elus ja see ei tähenda alati karjääri tegemist, aga see tunne, see eduelamus on oluline. Ja kui nüüd, kui need 2 kujundit kõrvuti panna, siis tekib siin väike vastuolu. Vasakpoolseid asju on väga lihtne mõõta ja nii-öelda siis kõvasid juhtimisvõtteid kasutavad juhid, need seepärast ka eelistavad. Aga parempoolsed asjad, kuidas sa mõõdad seda? Kuidas läheb üks juht koosolekule ja selgitab välja teie tänase töörõõmu taseme? Noh, palju on? 5 ja pingutame kõik, eks? Teeme selle 6 ära või iseseisvus. Kuidas sa tead? Kes tunneb ennast sinu poolt ahistatuna, kes tunneb ennast sinu poolt võib-olla motiveerituna, et sa nii palju teda usaldad? Väga tihti lugu juhid, kes nimetavad ennast vabaduse andjateks juhtideks, tema töötajad motivatsioonikoolitusel nimetavad teda ükskõikseks juhiks näiteks. Sest neile tundub, et juht ei juhita, juht on eemal. Ja nüüd see kõvasid juhtimisvõtteid, ehk siis vasakpoolseid tegureid hindav juht, selle kõige parema poolse kohta ütleb, et tead, see on jama. Et jah, selleks on oma aeg, oma koht, aga üldjuhul see on ikkagi nagu psühholoog ja terapeut, ega mina ei ole see psühholoog ja terapeut, mina olen juht. Ja pealegi see ei ole oluline. Meiega tegeleme siin nagu oluliste asjadega, see on väga tore, et võid minna kuskile instituuti õppima ja loomulikult sa võid alati rääkima tulla, mul on uks avatud, alati võid tulla rääkima. Aga kui keegi ei tule, järelikult neid ikka huvitavad need vasakpoolsed asjad, veitsa rohkem. Aga tegelikult, mida see kogemus näitab seda, et need tugevaid juhtimisvõtteid eelistavad juhid, kes ennast nimetavad tugevateks juhtideks, seal taga on tihti lugu kõige suuremad argpüksid, kes ei julge selle parempoolse poolega absoluutselt isegi nina pista sinna. Kuidas te ennast päriselt tunnete? Mida te päriselt minust arvate näiteks? Kuidas päriselt minu juhtimisstiil mõjutab sinu igapäevast tööd, pühendumust, motivatsiooni? Kas ma piisavalt annan sulle tagasisidet ja ma ei mõtle tagasiside all seda, et ma hoian sind kursis tööasjadega, aga kas ma annan sulle piisavalt tunnustust tagasisidet? Nende asjadega tegelemine eeldab teatud emotsionaalsete piiride ületamist mõlemapoolselt, milleks üldjuhul need kandilised juhid valmis ei ole, mistõttu nad valivad lihtsama tee ja üritavad inimesed muuta kandiliseks. Võtavadki selle seisukoha, me oleme lihtsalt selline organisatsioon, kui ei meeldi, võid ju kuhugi edasi minna. Kui mina juhina ei meeldi, esita siis kaebus mu juhile. Vaatame siis, kas ma tõesti saan nii halvasti oma tööga hakkama. Ja kaasaegne juhtimine ütleb, et see asi ei ole enam nii must ja valge, sellepärast, et organisatsioonid ei võistle enam üksteisega ainult protsesside ja tõhususe nimel, vaid nad võistlevad heade peade, heade inimeste, talentide
ja nende pühendumuse ja motivatsiooni nimel. Aga selleks, et inimestest see motivatsioon ja pühendumus kätte saada, ei pruugi alati piisata sellest, et sul on strateegia selgelt sõnastatud, tähtajad on paigas, eelarve on teada, vaid tegelikult tuleks jõuda inimesteni. Ja kõige raskem küsimus ongi, et mis on need praktilised instrumendid. Ja nende praktiliste instrumentidega me siis pärast väikest pausi tegelemegi. Ja minu siis lubadus on, et neid instrumente kasutades, ja need ei ole ainuõiged, need ei ole kõige paremad, neid on tõesti väga-väga palju erinevaid, aga need asjad töötavad. Neid on kümned ja kümned juhid Eestis katsetanud ja selle tulemusena on võimalik siis panna seda tähelepanu rohkem oma tiimile, oma inimestele, nende sisemistele vajadustele, motivaatoritele ja mida rohkem inimene seda tunneb, seda lihtsam on tal ka leida seda sisemist motivatsiooni ja pühendumust nende ühiste eesmärkide nimel pingutada. Sest nüüd juht oma juhtimisstiilis on muutunud natukene tunnustavamaks ja mitte selles mõttes käin ringi ja kiidan ja mõtlen komplimente välja, aga see juhtimisstiil ise on natukene inimese kesksem. Ta toob natuke rohkem inimest fookusesse ja kuna inimene tunneb ennast sellisel hetkel nagu olulisemana, väärtuslikuna, sealt tekibki see mõiste tunnustav juhtimine. Ja kui ma tunnen, et ma olen kellegi jaoks või mingi organisatsiooni jaoks vajalik ja väärtuslik, ma tunnen rohkem sidet selle organisatsiooniga, siis nüüd on mul palju lihtsam ka nii selle organisatsiooni kui ka selle organisatsiooni esindaja ehk siis juhi nimel pingutada.